Täna on mul külas Kristina Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojast ja me räägime sellest, kuidas alaealiste tööle võtmine on ajas muutunud. Tere, Kristina! Tere! No mina mäletan ka, et kui ma olin noorem, täitsa alaealine, siis kui ma ise olin valmis tegema täispikki tööpäevi, siis kahjuks see seaduse poolt võimalik ei olnud. Et millised veel vanasti tegelikult olid need raskused ja takistused alaealiste tööle võtmisega? Tõepoolest, seadus näeb ette piirangud, et kui palju üldse alaealine töötada võib. Need piirangud erinevad, sõltuvad sellest, kui vana see alaealine on. 7–12-aastased, neil on omad piirangud, sealt edasi on ka piirangud ja nüüd on siis nii, et kui inimene on koolikohustuse täitnud, ehk siis ta on 9. klassi lõpetanud või kui ei ole lõpetanud, aga on saanud 17-aastaseks, siis saab ta töötada nii nagu tavaline töötaja. Ehk siis 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Varem sai näiteks 15-aastane alaealine, vaatamata sellele, kas ta oli koolikohustuse täitnud või ei olnud, vaatamata sellele sai ta töötada ainult 6 tundi päevas. Et nüüd siis on see nagu vabam. Aga lisaks sellele võivad ju ka teised takistused olla, mis tulevad seadusest. Näiteks tuleb ju hankida seadusliku esindaja nõusolek, ehk siis vanem emalt või isalt pead saama nõusoleku, et sa üldse saad töötada. Siis lisaks sellele peab registreerima töötamise registris, ootama 10 tööpäeva, et siis tööinspektor vaataks üle, kas kõik tuleb nõuetele või vasta, annab oma nõusoleku või ei anna. Kui ta muidugi ei anna selle jooksul, siis loetakse, et nõusolek on saadud, et eraldi ta siis midagi ei saada. Aga ka muud piirangud, et mis tööd üldse tohib teha, päris nagu igasugust tööd ei tohi teha. Mida nooremad, seda vähem on see, vähemad valdkonnad on kaetud, mida võib teha ja mida ei või teha. No te ise ütlesite nende muutuste kohta, et see oli täitsa töövõit. Et mis muutused siis on ära tehtud, et see oleks nii alaealistele lihtsam kui ka ettevõtetele? Et selle registreerimisega just töötamise registris, varem oli nii, et selleks, et võtta kuni 14-aastane töötaja tööle, pidi tööandja saatma selle info Maksu- ja Tolliametile ja ka Tööinspektsioonile. Ja siis saama vastavad load, et seda töötajat siis tööle võtta. Nüüd piisab ühest registrist, töötamise register, sealt liigub info edasi juba ise, sinna kus vaja, ja eraldi luba saama ei pea, et selle siis eeldatakse, et see on siis saadud juhul, kui keegi midagi ei ütle, midagi oleks valesti. Aga lisaks sellele plaanib nüüd riik teha veel muudatusi. Eelnõusse on jõudnud selline muudatus, et 13–14-aastased alaealised nende puhul ka siis ei pea ootama seda 10 tööpäeva. Ja siis täna on, kui sa oled 15-aastane, siis piisab sellest, et saadetakse lihtsalt töötamise registrisse info, et töötaja tuleb meile tööle ja siis ongi, võib sellest samast päevast töötamist alustada. Ja kui eelnõu nüüd jõustub kunagi, siis ka 13- ja 14-aastaste puhul hakkab kehtima sama põhimõte. Nii-öelda nagu tavatöötaja juba. Ja kui palju need 15–16-aastased siis töötada võivad, nagu ma aru saan, et 17 alates on 8 tundi, kas see 15–16 on ka 8 tundi või kuidas sellega seal on? Kui on koolikohustuse täitnud, siis täna võivad 8 tundi. Ehk siis see võib ka 15-aastane töötaja olla, kui ta on 9. klassi lõpetanud. Aga sa rääkisid enne nendest nimekirjadest, kus alaealised ei tohi töötada nendest valdkondadest, siis mis need valdkonnad nüüd on siis? Kus need alaealised ei tohi töötada? Ei tohi töötada sellistes kohtades, mis on ohtlikud ja mis ületavad selle alaealise võimed, füüsilised või vaimsed, et kui ta ikkagi ei suuda niisugust tööd teha, siis ei suuda, ei tohi ka töötada. Aga kui töökeskkonnas on mingid sellised ohutegurid, mis võivad kahjustada alaealise tervist, selles töökeskkonnas ta töötada ka ei tohi. Ja sellest on nüüd pikk nimekiri, millised on alaealisele ohtlikud ohutegurid ja mis võivad tema tervist kahjustada. Aga need on põhiliselt sellised, et mingid hästi ohtlikud kemikaalid või mida ei tohi keevitamisseadmetega töötada või kaevanduses kuskil, samuti alkoholiga, tubakaga ja nii edasi, aga ka muruniidukiga tegelikult ei tohiks töötada töölepingu alusel. Et ka siin on tegelikult piirang. Ma eeldan, et tegelikult ju paljud alaealised võib-olla tahaksid seda tööd teha. Või kas kodus niidavad muru on ju? Ja kodus niidavad, aga tööle ei tohi minna. Aga kuidas alaealistega muidu on, kas neid töölähetustele võib ka saata? Ikka võib.
aga selleks peab olema nii alaealise enda nõusolek kui tema vanema nõusolek. Aga kui näiteks töölepingu puhul võib vanem hiljem heaks kiita selle töölepingu, siis lähetuse puhul see ei kehti, et vanem peab enne andma selle nõusoleku, mõlemad nõusolekud siis enne lähetuse saatmist. Nagu ma aru saan, siis see noorte jaoks ikkagi on muutunud paindlikumaks, et kes tahavad tööd teha, et nüüd on võimalus rohkem tööd teha ja ka ettevõtetel on lihtsam võtta noori tööle, et ei nõua enam nii suurt bürokraatiat. Jah, kindlasti on see bürokraatia siin vähenenud, annab muidugi veel vähendada, aga juba on päris hästi. No millistes küsimustes teie poole veel pöördutakse tavaliselt? Väga erinevate küsimustega alates, muidugi, et mis valdkondades tohib üldse töötada, ma ei tea, kui kaua võivad töötada ja täiesti erinevad. Kuna tõepoolest see regulatsioon on selles mõttes keeruline, et sõltuvalt vanusest on nii palju erinevaid nõudeid, et sellest aru saada, eks ikka on juristi abi vahel vaja. Ja kust ise seda infot leiab? Tööandja. Ka tööandja või siis noor ise? No, eelkõige Riigiteatajas, seadusest, määrustest ja alati võib pöörduda muidugi ka Tööinspektsiooni poole, kindlasti eeldan, et aitavad ja ettevõtja võib vabalt meie poole pöörduda, me ka kindlasti alati aitame. Aitäh sulle! Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.